Issand, ava mu huuled. Et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda, kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Tänage Issandat, kuulutage tema nime. Tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Laulge temale, mängige temale. Kõnelge kõigist tema imedest. Kiidelge tema pühast nimest. Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat. Nõudke Issandat ja tema võimsust. Otsige alati tema palet, te Abrahami, tema sulase sugu, te Jaakobi, tema valitud lapsed. Tema, Issand, on meie Jumal. Tema kohtuotsused on igal pool maailmas. Ta peab igavesti meeles oma lepingut, sõna, mille ta on andnud 1000 põlvele, lepingut, mille ta on sõlminud Abrahamiga ja oma vannet Iisakile. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda, kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Luuka evangeeliumist 24. peatükist. Ja vaata, 2 nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Ent nende silmi peeti, nii et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te omavahel veeretate teed käies. Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees. Kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna 3. päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad, öeldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud. Teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile, oh te mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas.
ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva, ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teineteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need 11 ja nende kaaslased, kes ütlesid, Issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leiva murdmisest ära tundnud. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Mis saab meist tänasel õhtul või ööl ja mis ootab meid ees homme? Miks läks kõik nii ja mitte teisiti? Need ja mitmed teisigi küsimusi võis olla 2 jüngrit mõtteis, kui nad ruttasid enne ööpimedat, et jõuda oma teekonnal Jeruusalemma linnast umbes 10 kilomeetri kaugusel olevasse Emmause külakesse. Pettunult mõtlesid nad tagasi mööda läinud sündmustele, kõigele sellele, mis oli juhtunud. Kõik see tekitas neis tuska, masendust ja ka segadust. Nad ise ütlevad, me lootsime ju, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva päästab. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Ent nende silmi peeti, nii et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus küsis neilt, mis lood need on, mida te omavahel veeretate teed käies. Kummaline, et Jeesus ei küsinud, kuhu teid teie tee viib, vaid hoopis seda, milliseid lugusid te oma teekonnal üksteisega räägite. Millised on need lood, mida meie oma eluteel räägime? Kas me jääme sama kurvalt seisma nagu nood jüngrid või on meil siiski midagi, mida me saame teistele anda, jagada, rääkida kõigest sellest, mis on meie eluteel juhtunud ja kuidas usk Jeesusesse, kuidas tema võit ristil on meie elu lugu ja selle teekonda muutnud. Jeesuse jutustatud pühakirja lugude valgel ja hiljem ka ühises lauas istudes tunnevad viimaks jüngrid Jeesuse ära. Nende Jeesus on tõepoolest surnuist üles tõusnud. Ta on iseennast neile isiklikult ilmutanud. Milline kergendus, milline rõõm, milline juubeldamine. Sellepärast ei saa enam need 2 jääda sinna, kuhu nad jõudsid, vaid nad peavad tagasi pöörduma Jeruusalemma linna, et kõnelda kõigile teistelegi kurbuses ja masenduses olijatele üles tõusnud, surma võitnud Kristusest. Nende 2 jüngri südamed lõid taas heleda leegiga põlema ning nad asusid oma eluloole hoopis uut, lootusrikkamat väljavaadet otsima. See ei olnud enam aga lugu surnud, vaid elavast Jeesusest. Mitte kellestki kusagil ja kunagi enne elanud Jeesusest ajaloos,
vaid just siin ja praegu patu ja surma võitnud Kristusest. Meiegi teekonnal on üles tõusnud Jeesuse läbi hoopis teistsugune perspektiiv, siht ja eesmärk. Jeesus pole meie eluloos see üks paljudest, kes tuleb ja läheb siis, kui tema tahab. Ta pole mingi kõrvalosatäitja või pelgalt pealtvaataja, vaid Jeesus on meie elu keskpunkt. Temas me elame, liigume ja oleme. Tema ette me saame tuua kõik meid vaevava. Saame oma eksimused ja patud andeks ning leiame hingamist oma koormatud hingedele. Leiame uue lootuse, usu ja armastuse. Palvetame. Kõige väeline igavene Jumal, me täname sind, et sina oled meile taas kinkinud selle rõõmu aja. Täname sind, et sina vaatad heatahtlikult meie kõigi peale, hoolimata sellest, et meie oleme sageli sinu tõotustes, sinu ligiolus, sinu ustavuses kahelnud. Issand, tugevda meie usku. Anna meile tunda jätkuvalt oma lähedust. Ka siis, kui meie usk on nõrk, kui see lööb kõikuma. Või kui me uhkes enesekindluses pöördume sinust eemale. Issand, ava meie süda ja silmad, et me võiksime oma elus märgata sind, sinu väge ja rõõmuga järgida sind, kes sa elad ja valitsed igavesti. Aamen. Usaldame nüüd Issanda kätte kõik, mis meil on, meie pered, meie lähedased, meie kätetöö ja tervise. Ja teeme seda üheskoos nende sõnadega, mida surma võitnud ja üles tõusnud Kristus on ka meile õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem Issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen.